Nii, tere Hele. Tere. Sina oled siis Iseseisvuspartei kandidaat valimistel Riigikogus Ida-Virumaal. Ja ma tean ka, et sa oled lõpetanud Tartu Ülikoolis keskkonnateaduse eriala 2010. Ja oled võtnud oma südameasjaks mitmed keskkonna tervisega seotud asjad Eestimaal. Nad on sinu valimisprogrammis ilmselt ja millisest neist me täna võiksime alustada? Kõigepealt alustaksime võib-olla Eesti metsadest, et meie metsad on tegelikult hetkel väga suure poliitilise surve all. Et juba 2010. aastal Riigikontroll tegi märkuse, et Eestis raiutakse rohkem metsi, kui juurde kasvab. Ja praegust igal pool, kui kuskil ringi liikudes näeme, et igal pool on lageraie, nii et see on väga suur probleem minu meelest, et polegi nagu poliitilist kokkulepet, kui palju täpselt raiutakse. Mis oleks teisena tähtis? Tähtis oleks ka põllumajandust praegust toetada raskel hetkel, kuna meie põllumajas on jälle jõudnud kriisiseisundisse, kõik me oleme juba kuulnud, et meie piimatootjad on just praegust väga suurtes raskustes, et riik võiks nagu toetada neid praegusel hetkel, nagu teevad seda Läti ja Leedu. Et kui väga palju hakatakse likvideerima loomapidamist, siis seda ei ole võimalik taastada enam hiljem mingi 2-3 aastaga, et meil võib-olla juhtub ta niimoodi, et inimesi polegi enam, kes sellega tahavad tegeleda. Miks see probleem praegu nii terav just on? Kas enne toetati või? Ei, selles mõttes, et ju piima hind langes 20 sendile vist praegusel. Et see tähendab, et inimene praktiliselt ei saagi nagu raha, et annab peaaegu kokkuostu hind, et ta praktiliselt ei saagi nagu. Ta ei suuda oma kulutusi katta, oma investeeringuid. Väga paljud inimesed on ju ka investeerinud oma tehnikatesse, võtnud laenu. Et isegi suurettevõtted. Ja suurettevõtted on praegust väga hädas. Just suurettevõtted, just need, kes on pangalaene endale soetanud. Läbi pangalaenude midagi soetanud. Kuna Venemaa turg kukkus ära ja algul öeldi, et Eesti põllumajandusest piima viiakse nagu, et see 10% läheb meie toodangust Venemaale, siis tegelikult mingi aja pärast ikkagi selgus, et 10% tuleb Eestisse, ülejäänud läheb Venemaa. Et kas see läks läbi Soome või läbi Leedu, et igat moodi viidi. Kuidas siis saaks seda tööhõivet maapiirkondades, isegi kui piim ära langeb, kasvatada? Siin on mõned näited võib-olla sul toodud. Itaalia. Põhimõtteliselt, kui kõik pakuvad välja, et kuidas luua töökohti, siis minul oleks nagu reaalne plaan, kuidas seda oleks võimalik siis teha. Et kui ma käisin mahekonverentsil Tartus, siis rääkis Itaalia, oli esinemas Itaaliast Verani ja tema ütles, kuidas nendel on siis asi korraldatud. Nendel on asi korraldatud läbi riigihangete. Et kohalikud inimesed tulid kokku ja ütlesid, et nendel on oluline, missuguse kvaliteediga toitu nende lapsed söövad. Ja ilmtingimata olid nad nõudmine, et see oleks mahetoit. Ja kuna see surve tuli läbi lastevanemate, siis leiti, et kohalikud omavalitsused hakkavad korraldama riigihanged mahetoidule ja kohalikud inimesed saavad tööd. Et sama meetodit saaks ka väga edukalt kasvatada meil. Et annan võimalus oma põllumeestel toita ise oma lapsi mahedalt. Ja sellest toidust sõltub ka laste tervis. Praegu käib Eesti põldude palju suurem mürgitamine, kui me seda Vene ajal kunagi üldse nägime või kogesime. Ja see mürgisurve või nende herbitsiidide surve on ikka väga suurenenud. Aga samas nagu maheda toidu järgi on nõudlus suurenenud ka tegelikult, et Eesti võiks saada tegelikult väga edukaks maheriigiks. Et me saaks turustada ja eksportida oma kaupa just nii Šveitsi kui Põhjamaades, et nõudlus on selle järgi. Hiljuti me lugesime Eesti Ekspressist, et meie marketides olev tavaline porgand ei kõlba süüa.
ta on niivõrd mürgine. Ja siin sa ise oled öelnud, et meie kartulit pritsitakse 9 korda. Jah, ma käisin ja viljendusperioodi ajal. Jah. Kui ruttu see ja kas see muld üldse taastub pärast sellist mürgitamist? Mulda saaks väga edukalt, tegelikult 10 aastat läheb tegelikult, et täielikult taastuks see. Aga võimalus, kui muld lastakse puhkama ja lastakse sinna peale nagu selles mõttes looduslikud taimed, mis on bioloogiliselt mitmekesisus, jääb nagu alles, et siis on võimalik seda ka paari aastaga puhastada. Lastakse sööti lihtsalt? Jah, lastakse sööti, lastakse see puhkama selles mõttes. Et taastuvad looduslikud taimed ja need puhastavad ära. Et tegelikult pahedal on ka ülemineku aeg 2 aastat, kui sa oled näiteks intensiivtootja ja siis tahad mahedaks üle minna, siis on ka 2 aastat see ülemineku periood. Sa oled maininud ka söega puhastamist? No seda olen lugenud ja mingit on tehtud isegi katseid, Tartu Ülikoolis tehti katseid ka nende sööd. Et on võimalik ka söega puhastada. Et süsi sorteerib need toksiinid endasse ja ei on kuidagi siis taimed kasutab kogu edasi ära. Jah, sest on küll võimalik. See on minu jaoks väga oluline olnud, sest et ma tean, et on võimalik veekogusid väga kiiresti ja võimsalt puhastada ja õhuruume vastavate seadmetega, aga nüüd on rõõm kuulda, et siiski ka mulda saab taastada, et loodus on nii taastamisvõimeline. Vist möödunud aastal sa põhjalikumalt puutusid kokku Rail Balticu projektiga. Ja avastasid enda jaoks midagi šokeerivat. No see oli et suvel ma olin põhimõtteliselt maal ja omas maakodus ja nagu vaatama, et mis projekt see on ja lugesin seda siis kirjandusest, et ma olin täiesti šokeeritud, mõtlesin, et issand jumal, et see on 350 meetrit lai ja üle 200 kilomeetri pikk, et kõik see tehakse maatasa ja tehakse niimoodi nagu joonehitisena, et joonistatakse loodusse mingi joon peale ja läbi selle siis hakatakse ehitama. Nagu Aafrikas riigipiirid. Jah, umbes, et paneme aga näpuga peale. Kolonialism, siin ei küsi keegi. No ja siis ma tõepoolest, kuna ma olen varem ka keskkonnateemadega kokku puutunud, et siis ma tundsin, et see tundus nii absurdsena minu mõistuse järgi, et kuidas on võimalik hävitada nagu mingit loodust mingi raudtee nimel, et siis ma mõtlesin, et ma lähen kohale sinna. Kui avalik arutelu oli Kehtnas, siis ma ka sinna kohale läksin ja küsisin, et mis on äriplaan ja kellele ja millele ja kuhu ja milleks sellist asja nagu üldse on vaja ette võtta. Et ma olen käinud nagu tegelikult 4 avalikul arutelul ja küsinud alati, et mis on selle Rail Baltica äriplaan ja missuguseid kaupu ja kellel on seda vaja, et kuidas see nagu on tasuvus on. Ja tegelikult ma ei ole mitte mingit vastust sellele taanud. Kas nüüd on nii, et mitte poliitikud ei ütle seda, vaid ka keskkonnakaitsjad juba ei räägi sellest? Ei vasta küsimustele? No need, kes vastutavad või on kaasatud sellesse projekti? No ma esitasin seal neile 15 küsimust ka kirjalikult ja sain väga-väga ebamäärased vastused umbes niimoodi, et lugege AECOM-i uuringut ja lugesin seda AECOM-i uuringut ja see tundus mulle nagu täiesti mitte midagi nagu väga selgitavat seal ei olnud. No meil ta läheb otsejoones läbi Harjumaa, Raplamaa ja Pärnumaa uue, siis nagu ta ütlesid, 350 meetri laise trassina, mis siis ümbritsetakse aiaga ja mille alale jäävaid maavarasid siis kohalikud omanikud saavad kaevandada. Jah. Nii. See oli see paber, kui ma Kehtna koosolekult tulin, siis pisteti paber, et see on leevendav maavarade kaevandamine, selles piirkonnas on leevendav meede. Et see tekitas minust täiesti uskumatut tunnet, et kuidas see siis nüüd leevendab siis veel seda olukorda. Et maaomanikud saavad kasu. Jah. Ja siis ma võtsin interneti, panin maavarad ja Rail Baltica ja siis ma jõudsin Taimi Parve, kirjutas, et Rail Baltica on maavarade väljaveoks ja samas ma leidsin ka veel ühe teise kirjutuse, Vello Leito kirjutas täpselt samamoodi, et Rail Baltica on maavarade väljaveoks. Et sealt hakkas nagu see teema arenema. Et see tundus nagu päris loogiline põhjus olevat ja kui praegust aasta otsa olen ma põhimõtteliselt kogu aeg väga teraselt jälginud kõiki Rail Balticaga seotud, siis maavaradele surve on suurenenud väga tugevalt.
No see on üle terve maailma. Jah, et kui varem öeldi, et Eestis maavarasid ei ole ja ka ülikoolis õpetajad midagi ei ole, siis tundus minulegi uskumatu, et et kui palju meil siis ikka neid maavarasid on, hakkasin siis uurima, et fosforiidivarud on Euroopas üks suurimaid, turbavarud, siis on meil kulda, siis on molübdeeni, uraani, põlevkivi, et meil ikka päris kõvasti on neid kildagaasi, jah, võimalus on ka veel. Keegi ütles algul, et meil ei ole kildagaasi ja pärast et kui Õhtulehes oli artikkel, avaldati, et Rail Baltic on maavarade väljaveoks, siis järgmine päev oli televisioonis esines Ingo Valgma ja ütles niimoodi, et meile maagaasi või kildagaasi meil ei saa kaevandada, et gaas lendas ära. Aga siis tekkis artikkel mingi 6 aja pärast või kuskil niimoodi, et ikka oleks hea, et me saaks Venemaast sõltumatuks, kui me ise hakkaks kildagaasi kaevandama. Et gaas lendas tagasi. Et nii lihtne see ongi. No Lätis ja Leedus me teame, et uud sellist raudteetrassi ei rajata, vaid rajatakse olemasoleva trassiga. Ja, et läbi sellise poolakad näiteks ütlesid, et see ei tule kõne allagi, et nemad läbi rabade ja soode ja läbi oma põlismetsade hakkavad mingit trassi rajama, et see on täiesti absurd. Nii et see oleks kui Nessi rekord jällegi. Eesti püstitaks järjekordse kui Nessi rekordi absurdi teatris. Riigikogus oli ka ettekanded tegi Lauri Klein ja siis Mati Kose ja nemad uurisid ka seda Rail Baltica trassi ja ütlesid, et see on esmakordne, et sellist asja tegelikult ei ole kuskil maailmas. Eksisteeriks sellist aia sees olevad raudteed nagu meil. Ja teisalt me räägime ikka veel mingisugusest öko-Eestist, sellest räägid küll mingisugused hullikesed ja sellised idealistid. Aga võib isegi mõni Riigikogu liige on kunagi mõelnud. Ma arvan, et see öko-Eesti nüüd küll mingi hullikeste teema ja ma arvan, et see on ainuke võimalus meil ellu jääda selles ühiskonnas. Aga nüüd see Rail Baltica jagab siis Eesti nagu 2 tsooniks. Ja nagu Hiina müür on see põhimõtteliselt. Kas seal inimesed ka jaotatakse ära, et paremad siia, halvemad siia või see ei ole veel ette teada? Ei, seda küll ei ole, aga loomad küll jäävad ju. Loomad jäävad ühele poole ja teisele poole ja ega linnud ju ka, näiteks Hämaras ei näegi seda traataeda, et seal tekkis nii palju probleeme juba seal nendega, et kuidas linnud lendavad sinna traatidesse ja seal Riigikogus väga põhjalikult nad tegid selle ettekande, kus nad tõesti ütlesid, et palju peaks olema neid viadukte, kuidas loomad lävivad ja kas nad lähevad ja kas see on võimalik aga selle peale öeldi ka niimoodi, et egas meil nii palju seda raha ei ole, et teeme neid natuke vähem ja nii palju kui võimalik ja ongi kõik. No sinna siiski läheb ka hunnik meie raha, mille me peame kuskilt laenama, 500 miljonit või rohkem. No jutt oli siin ma lugesin ajakirjandusest, et 500 miljonit nagu tuleb juurde laenata seda raha, aga nüüd oli veel kuulda, et kuna see projekt läheb kallimaks, et siis tuleb võib-olla 1 miljon eurot. Et ega tegelikult keegi ei teagi täpselt seda summat, aga niimoodi oli vähemalt ajakirjandus väideti. Aga kõik alguses räägiti ikkagi uhkelt reisijate veost, eks ole? No kõigepealt oli see esimene koosolek oli, et sõidame uhkelt Berliini, siis purustati juba see müüt ka ära, et Berliini ikka sõita ei saa, et võib-olla Leeduni saab siis. Et inimestel nagu serveeriti seda, et sõidad uhkelt rongis, mugavas rongis, näpid oma nutitelefoni ja oledki nagu suts Riias ja siis sa oled Berliinis ja kõik on nagu väga hea. Siis hakkas see ikkagi kooruma, et tulevad ikka kaubaveod, et mis kaupa siis hakatakse vedama ja kui palju ja põhimõtteliselt nagu seda pole ikkagi avaldatud, mida ja mille jaoks täpselt. Kuigi on lubatud avaldada, mõnel järgmisel siis kui ma käisin Kehtnas, ma küsisin, mis loodusuuringuid on tehtud ja siis ta ütles, et osad on nagu salastatud ja et nad panevad sinna materjalidele üles, sest ma läksin Pärnusse koosolekule, küsisin, et miks ei ole avalikustatud siis neid materjale, et ma tulin ekstra selle jaoks Pärnus koosolekule ja siis ta ütles, et ei olnud ja nad ei jõudnud. Ma ütlesin, aga see ei ole avalikustamine sellisel. No me teame, et kildagaasi kätte saamiseks on vaja väga palju erinevaid kemikaale. Jah, ma lugesin alles ühte referaati, mis oli väga põhjalikult Tehnikaülikoolis tehtud. Seal ütles, et üle 600 kemikaali ja osad isegi väitsid, et isegi üle 900 kemikaali on. Pead siis ternidega siia kohal vedama?
jah, et ja maa sisse sügavale pumpama. Et see puurauk tuleb jah teha siis maa sisse ja siis kemikaali ja sinna on väga palju vett vaja. Ja siis gaas tekib läbi nende kemikaalide ja kivimite selle kilda, kuidas öelda, siis reageerimisena tekib see gaas ja korjatakse siis kokku. Aga mis saab meie põhjaveest, et see on täiesti reostatud. Mis on saanud jah põhjaveest siis nendes USA piirkondades? Seal on juba üle 1000 juhtumi kirjeldatud, kus inimesed ei saa, et neil puudubki joogivesi, tuuakse tsisternidega või on saanud mürgitused või juba kahjustused. Aga talvestik veel kuidagi kasvab, sest ta on sügaval, eks ju, see vee saastatuse front. Seda ma täpselt nagu pole uurinud niimoodi, et kuidas see nüüd loodusele taga, aga küsimus on ju selles, et kui sügavale nad siin Eestis peavad, et meil on ju pilt nagu lähemal isegi 200-300 meetrit, et me ei peagi nii sügavale minema. Ei peagi 4 kilomeetrit. Ja, ei 2 kilomeetri ringis, jah. Aga põhjavesi ma arvan, et sellega reostatakse ära. Prantsusmaa, Saksamaa ütles kohe kindlasti ära, et nii keskkonnaohtlikku tegevust nemad üldse tegema jah. Et nemad siiski soovivad säilitada ja, ikkagi inimese jaoks keskkonda. Ja. Et tegelikult see on ikkagi niivõrd suur probleem, see kildagaas, mis öeldakse, et nagu rikub ära meie põhjavee, et kui meil ikka juua enam ja vett ei ole, siis ei ole meil siin midagi teha. Ei ole selle poliitikaga ka enam midagi peale hakata. Ju kehtib ka fosforiidi kohta ja sama kehtib ka selle põlevkivi kohta, mis praegust ju tahetakse suurendada neid kaevemahte. Ja Riigikontroll tegelikult aasta lõpus juba tõi välja, et tuleb teha väga põhjalikult keskkonnamõjude analüüsid, et kas üldse see on võimalik. Et kas selline asi üldse on võimalik. Praegu vist üldse maailmas on märgata sellist korporatiivse surve kasvu maavaradele kõik võimalik, mitte et naftale, mida ka siis sõjaliselt nii-öelda vallutatakse nende kohta, aga ka selliste korruptiivsete majanduslike meetmetega, et ligi pääseda siis... Jah, isiklikest kogemustest võin öelda, et ega meie keskkonnaaktiviste ja selliseid, nagu öeldakse, valitsusväliseid organisatsioone on suhteliselt vähe. Meil on ju erakond Eestimaa Rohelised. No ma vaatasin nende valimisprogrammi ka, et nad on nagu maavarade teemast nagu väga... Neid Rail Baltica ei huvita? Ma ei tea täpselt, kas nad Rail Balticat just seal, ma ei tea seda. Ma vaatasin nende seda maa teemat, et seal nad ikkagi nagu pooldasid ka seda sama talutootmist ja väiketootmist ja ökoteemat. Selles suhtes on nagu ühel meel, jah. Aga sa oled ju suhelnud ka palju keskkonnaametnikega ja mis mulje on see seltskond nagu jätnud oma suhtumisega nüüd? Või on ka nemad surve ainult? Ma arvan, kindlasti on nad survestatud. Et nad võivad ju öelda, et see on väga kahju projekt, aga... No, mul on nagu isiklik kogemus olnud, et 2008. aastal planeeriti Sangaste terminali, Sangaste valda jäätmetöötlusterminali, siis ütleme siis Eesti lihtsamas keeles prügila ehitust. Ja tehti puuraugud ja seal oli allikavesi on juba mäe otsas, nii et ja see keskkonnamõjude hindamine oli täpselt niimoodi tehtud referaadi stiilis põhimõtteliselt, et teeme ära, siis vaatame, mis toimub, et isegi reovee puhasteid ei olnud ette nähtud, et kõik see nõrgvesi, mis sealt tuleb sellest nendest jäätmetest, et selle suuname oia ja see oja oleks läinud siis väikesse Emajõkke, sujuvalt voolanud ja siis edasi see reostus oleks kuni Võrtsjärveni välja läinud. Ja teil õnnestus ära hoida? Ma tegelesin 2 aastat sellega vabatahtlik. Rajasite MTÜ ja? Jah, me rajasime MTÜ Eesti Puhas Pale ja seal oli ka abimehi meil, kes meil tegelesid ja kirjutasin kirju seal ja vestlesin väga paljude inimestega sellel teemal. Nii et sul on üks edukogemus olemas? On ikka, jah. Ja sellepärast ma tunnengi muret selle Rail Baltica pärast, et ma näen, et kuidas see süsteem seal töötas, et kui regiooni üht sulle ütleb lihtsalt juba, et
et nad on arendajate surve all, siis ma arvan, et Rail Baltica surve on veel suurem, kui antud juhul oli see. Me teame, et mitmed vallad on hakanud sellele vastu. Jah, et nüüd muudeti planeerimisseadus ka niimoodi ära, et kohalikele omavalitsustele nagu on sõnaõigust nagu väga palju ei antagi. Just eelmine. See seadus ei ole veel kinnitatud? Vist juulikuust hakkas kehtima. Nii et kõik on võimalik. Meie riigis on kõik võimalik. Mille peale sa praegu siis loodad saada Riigikokku? Loodad jätkata oma kodaniku aktiivsuse valdkonnas? Loodad kaasata rohkem inimesi, teavitades neid? No ma arvan, et tegelikult Keskkonnaametis ja Keskkonnaministeeriumis tuleks viia läbi täiesti reformid, et tuleks ikka, kui mingisugust maavarasid kaevandada või mingisuguseid loodusele kahjusid ette võtta, siis seda tuleb ikka väga arukalt, tuleb enne analüüsida, mõelda, kui suur on see kasu, et kas see korvab need keskkonnakahjud ja et seda niimoodi nagu praegusel kujul ma arvan, et see on väga ohtlik, kui niimoodi edasi jätkatakse, et seda on juba Eesti metsadega ka näha, et lageraiet on igal pool. Mul on kohati isegi kuidagi imelik kuulda, kuidas me peame nii viisakalt ja pehmelt rääkima väga räigetest asjadest, mis vääriksid võib-olla palju teravamat kõnemaneeri. Aga sa oled nüüd Eesti Iseseisvuspartei kandidaadina ka juhul, kui keskkonnakaitseministri kandidaat ühtaegu. Sul on piisav ülevaade nende no kindlasti seda saab ka täiendada, jah. Aga ma arvan, et mina olen see inimene tõesti, kes Eesti loodusest hoolib. Ja seda niimoodi ei laseks niimoodi reostada arutult kaevandada ja lõhkuda, nagu seda praegu planeeritakse. No sa vist oled kursis, et Eesti Vabariik on tegelikult aktsiaselts ametlikult registreeritud mingisuguses USA registris. Ja aktsiaseltsi eesmärk on teatavasti toota maksimaalset kasu. Siin ei loe mingisugused sotsiaalsed, ökoloogilised ega muud argumendid. See suur majandus on niivõrd agressiivne. No, sellepärast inimesed peaksidki tegelikult minema valima ja tegema oma otsused, et me seda süsteemi mingil määralgi muuta. Et meil on vaja ikka elada puhtas looduses ja juua puhast vett ja kaitsta seda, mis meil on veel. Mida teeb Keskkonnaühenduste koostöökoda? On sul olnud mingit kontakti nende inimestega? See ühendab 7 või 8? Keskkonnaõigusega me tegime tol korral ka väga suurt koostööd, nemad ka aitasid meid tõsiselt. Tol korral, kui oli see Tartumaal see... Ja mitte Tartumaal, Valgamaal Sankastel, jah. Aga nüüd seoses Rail Balticaga on olnud kontakte? No Rail Balticaga mul nagu väga palju avalikult Rail Balticast ma rääkisin, siis nad ütlesid, et neil on piisavalt nagu aktiviste, et ma olen nagu ise tegelenud tegelikult nagu individuaalselt selle uurimisega. Ja nemad, nagu ma aru sain, algul isegi ei uskunud. No, et ma saatsin neile kohe kõigepealt kirja sinna, et ma arvan, et see Rail Baltica on maavarade väljaveoks nagu planeeritud ja siis nad nagu ütlesid, et täname teid nagu selle tähelepaneku eest, et nagu võtsid seda nagu esialgu nagu. No me mäletame ju hästi fosforiidi sõda, mis põhjustas sõna otseses mõttes mingisuguse nagu rahvusliku taasärkamise. Kuid see projekt on ju veel palju kordi suurem ja ohtlikum. No ega praegust seda fosforiidi kaevandamist ei ole ju ka maha maetud, et see Rägavereski oli see koosolek, kus kohalikel inimesed tulid lihtsalt kokku ja ütlesid, et me ei luba isegi uurida neid asju, sest inimesed tahavad elada ju looduses, puhtas looduses ja nende kaevudes oleks joogivesi ja praegust tänu sellele seisatati see projekt. Aga see surve on ikkagi endiselt suur, jah. Et seda isegi vaatasin siin valimistel, mõned inimesed juba kirjutavad, et mis me istume nende varanduste otsas, et peaksime nagu ikkagi hakkama juba kuskilt otsast seda kaevandama neid. Ja põlevkivi mahte ju tahetakse ka ju suurendada põhimõttes. Ja see vist ka tohutult reostab põhjavett minu teada? No ikka, jah. Seal põhjavee kogumid on juba Riigikontrolli aruandest lugesin juba 3 tükki väga halvas seisund.
tahad sa veel midagi lisada? Nii praegust võib-olla mitte. Mida sa tahad veel öelda oma valijale otse näkku? Tahan ütelda, et inimesed, et palun tulge valima ja mõelge väga tõsiselt nendele probleemidele, millega me peaksime tegelema. Ja ma ei tea, mis ma tahtsin. Kas sina palud ka inimesed, et nad saadaks sulle ka teate, et nad valisid sind, eriti kui nad tegid e-valimisi? Tore oleks küll, jah. Et hiljem saab nagu üle lugeda? Et hiljem oleks võimalik kontrollida, jah. Kui palju hääli sa loodad saada? Ida-Virumaal? Ma arvan, et maksimaalselt.